uksed küsineks, võib-olla pead seda tühiseks. Aga kas see planeet pole ainsaks koduks su meile siin ühiseks? Kuidas su meel läheb nii mürgiseks? Kuidas sind ümbritseb prügiseks? Sama vana juttu tambib su aiu. Jälle äkki selgeks saab sügiseks. Tore on, et lähed rahustama närvi. Metsa, pakid endal kaasa paar konservi. Viid sinna kilodes kilet ja plasti. Klaasi ja fleki veedad aega toredasti. Ja siis tekib su ajus üks otsus, et sa istu metsas, vaid istud vetsus. Lased sinna sama oma jäätme ja reo. Istud sa otsas ja korraldad teo. Igal asjal oma koht. Igal asjal oma koht. See on jube tegelikult, kuidas me lagastame. Täiskasvan nagu 2-aastane. Igal asjal oma koht. Igal asjal oma koht. Prügi läheb kotti ainult sinu kaudu. Maha viskad siis idioot, lähed laulu. Vii ära see, mis toodud, mis metsa pole loodud. See on piinlik, et osadele meist peab rääkima ikka veel, et ära reosta loodust. Meil on aasta 2020, ikka suitsukoni peidab liiva sisse mingi vend ja vaibub listi näita trend. Aga kus ma selle panen? Veel õigustab end, et siit haiseb, kui seda torkida. Tahaks siuksed vennad ära teleportida, aga aeg on võidusamp korkida, sest nüüd saab metsas sortida. Pavel klaasplekk biolaguneb, taaskasutuse järgi täpselt jaguneb. Ehk veel üks võimalus, mis antud on meile, et tõestada, me pole sündinud eile. Igal asjal oma koht. Igal asjal oma koht. See on jube tegelikult, kuidas me lagastame. Täiskasvan nagu 2-aastane. Igal asjal oma koht. Igal asjal oma koht.